kuidas haldusreform on seni Eestis kulgenud? Milline hinnang anda? Haldusreform on kulgenud mitukümmend aastat ilma resultaatideta. Aga no mis iganes selle eelnõu sisu on, praegu võib vist öelda seda, et ta ikkagi jääb poolikuks, ta jääb omavalitsuste liitumise, ergutamise ja piiride tõmbamise eelnõuks rohkem kui sisuline küsimus siis sellest, kuidas ülesanded jaotuvad, et selles mõttes see optimism ei ole kuigi suur. Ja kui Vabaerakonna prioriteete rõhutada, siis ma arvan, et kõige olulisem on see, et mis saab inimesest selle reformi käigus, et kas inimene tunnetab, et võim võõrandub temast või tunnetab ta, et temast midagi ka sõltub ja ta on sellel rohujuure tasandil üks osa ühiskonnast, mis ise poliitikat kujundab, ehk siis küsimus on selles, mis saab väikestest kogukondadest, mis saab küladest, kuidas on nende hääl tagatud ja kuidas hoida ära see, millest Kaarel Tarand Sirbis kirjutas mõned nädalad tagasi, et kogu see piiride ümberjagamise tulemus on, et suured erakonnad ainult kontsentreerivad oma võimu veelgi ja jagavad seda ümber. Kui suur see oht on, et siin 2017 valitavad uued volikogud, kui need vallad on juba suuremaks saanud, et volikogud muutuvadki parteide käepikenduseks? No kõigepealt on olemas üks eelnõu, mis püüab taastada siis Riigikogu liikmete õiguse kandideerida kohalikesse volikogudesse ja valituks osutumisel ka volikogudes töötada. Meie, pean tunnistama, oponeerime seda selles mõttes, et me arvame, et saab olla üks mandaat korraga. Ja pigem asi peaks olema reguleeritud niiviisi, et kui sa omandad kohaliku omavalitsuse volikogu mandaadi, siis tuleb Riigikogust lahkuda ja vastupidi ka. Praegune olukord muidugi, mis eriti Tallinnas on, et ühed inimesed korjavad hääli ja teised istuvad volikogus, on täiesti skisofreeniline. Ma oletan, et neid näiteid natukene on Võrumaal ka, aga mitte ilmselt nii suures mahus kui suuremates linnades. Et see oht on täiesti olemas. Aga veel kord, ma arvan, et siin oleks igasuguseid lahendusi, kaasa arvatud see, et väikeses üksuses volikogu või olgu ta osa valla volikogu, mulle see termin väga ei meeldi, aga võib-olla tulevad sellised moodustised. Et see võiks koosneda ka otsevalitud külavanematest, siis oleks nagu see mandaat väga selge, mis inimesel on.